Only 3 players are playing Brookhaven. That is some big news. And this guy here is a big friend. I don't know why, but what are you doing? You're such a dumbass. Yeah. It's a blue furry. Oi, kun mä teaks, mä teen yhden juurtamme, mitä joo. Lastekaitse ei teinud nii suurt segadust. Jaan, mitu lastel oli klassis? 5. 5 last. Ei oota, 9. 9 last oli. No, oli niimoodi, et 3 klassi lapsed olid. Always wash your hands after you take a dump or piss. No seal on nii vähe lapsi seal koolis. No, täpselt nii. Jaa, aga meil oli selline huvitav asi, mis pani mind jälle mõtlema, et ta on ju ennemgi olnud kool. Kas ta oli siis tavakool? Ja nüüd ta Jaanikene nüüd lõpetas selle Raikküla kooli esimese lennu. Saad aru, eks ole? Esimene lend. No aga ta oli ju ennem ka kool. Ma tähendab, ta oli siis ikka normaalne kool. Aga nüüd on kurat nagu ta on teinud. No ja. Ja sellepärast ongi, et nad tahtsid seda Jaani sinna Raikküla kooli, et Raikküla kool saab ühe pea juurde, nagu Marilasi kalli. Aga see oli hea, et ma läksin sinna, segasin vahele. Minul paks nahk ja rasva ka veel piisavalt, las sõimavad mind. Noh, peas, et laps saab õigesse kohta. Ja mulle meeldib isegi Asti poolt asi seal, sellepärast vaata see Ellekas mul sugulane, kes oli kaubamajas tööl, mäletad küll. Ja Ellel vanem poiss oli ju selline, et läks tavakooli esimesse klassi. Ta ei saanud üldse hakkama seal. Ma tean, Elle õpetas teda, Elle ema käis ja õpetas. No poiss ei oska liita ka 2+2. Juba pool aastat esimeses klassis käinud ja ei oska liita. Ja siis lõpuks nad panid ta sinna tondikooli. Ta lõpetas tondikooli ära ja siis ta läks Astangu kooli. Ja Astangu koolis tahtis õppida pagariks, et läheb leibasi saiasi tegema. Nii, aga siit käis seal Asti juures läbi ja analüüsid tehti ära ja siis tuli välja, et Elleka see poeg ei saagi pagariks õppida, kuna temal on jahuhaigus. Ja glükoosil talumatus. Nii, aga see laps ei oleks sünnist saadik tohtinud jahu süüa. Aga Elle tegi ju kõigil ühtemoodi süüa. Ja kõik tal sai. Kellel peres on selline inimene, siis on täitsa jube. Jah, aga tal tuli see alles välja siin Astangu koolist. Tal tuli alles Astangu koolist see välja, et ikka hea arst, kes tal selle välja mõtles nüüd. Seal põhikoolis tal ei võtnud ja isegi tondikool ei võtnud seda välja, et miks see laps ei suuda õppida. Noh, täitsa lõpp. No ja nüüd ma sellepärast segasin Jaanile vahele, et ma ennem ei saanud segada. See esimene pereema, kes selle Jaanil oli, see ju peksis Jaani karjuta kallal ja lõpuks see lasti aasta pärast lahti tööle. Ta ei lastud lahti, ta läks ise ära. Kuuled sa? Mul Kai ütles, et ta lasti lahti. Okei. Ja karju vahele. Vabandust. Eks ole. Ja siis tuli välja. Ma ütlesin, püha taevas. Nüüd see laps läks ju vihma käest rääst alla. Kodust sai minema, eks ole, kus teda peksti. Ja nüüd seal ka veel. Ja siis aga nüüd see pereema suutis ta ennem panna ju
selle kergema õppe peale. Ta ei viitsinud taga õppida kodus. Noh, ja sellepärast ta jäigi. Kas Mari-Liisi tütar läheb tavalisse kooli või? No praegult läheb tavalisse, aga eks seda siis näeb esimese klassi jooksul. Jumal, tänapäeval on ju nii jubesed koolid, eriti teil. Jah, noh. Juune räägib, kui raske see matemaatika pidi olema, et jumal, et seda ei oska üldse teha. Sa võid oma peas ära teha, aga nendel on need pikad tehtavad. Ja. No ma ütlen, kas sa mäletad, kui minul oli seal, ma mäletan nii hästi, et ükskord oli meil üks tekstiülesande 7. klassis ja õpetaja ja see, mina sain vastuse õige, aga õpetaja Raivo, et tal lõpuks jäi mingi asi arusaamatus, kuidas mina niimoodi sain selle ülesande lahendatud. Ühesõnaga ma lahendasin ära, aga mitte nii, nagu õpetaja käskis. Maria siin ka tegi neid matemaatikaid ja ma vaatasin peast ära teha. No jah. Mitu rivi oli seal siis? Ja sa pidid selle kõik lahti seda tegema. Meie omal ajal õppisime peast arvutamist. Ja täpselt, meil ka seda. No me oleme ühes koolis käinud. No muidugi oleme ühes koolis käinud, kus oli kord üks ja sama õpetas iga klassi. No. Ega enam koolis vene keelt ei õpetata või? Ei, praktiliselt ei ole. See, kes tahab omale lisakeeletundi võtta, selle sa võib teha. Vaata, see on umbes nii, nagu meie aeg olid need inglise keele tunnid. Kes tahtis, võid võtta veel lisakeele. Ei, see inglise keel oli kohustuslik. Ja, see oli kohustuslik. Aga kes tahtis rohkem saada, siis sellele võeti. No ma mäletan seda, et... oli 2 tundi oli inglise keelt. Kas oli 2, kas ühte ei olnud? Vene keelt oli 2 tundi. Vene keelt oli peaaegu iga päev. Ei olnud, eesti keel oli iga päev. Eesti keel ka jah, aga inglise keel oli 2 tundi nädalas. Võib-olla, ei mäleta. Võib-olla. Ja tõesti ei mäletan. Meie jaoks on see juba liiga pikka aega kõik olnud. Ei, mina enam koolis küll ei taha käia. Selle maksab palka. Kuuled sa, mina tahan omale koju koristajat saada ilma rahata. Kas sina ei taha mõnikord? Mina tahan küll. Sellepärast minu lapsed, minu need. Ja sellepärast, et minul siin on, kurat, tead sa. Lapsed keegi ei taha, nüüd ma võtan kätte ja viin kaltsukasse. Ja mis panen prügikasti ja mis viin kaltsukasse. Sellepärast mulle... Mina ei taha rahasi nende eest. Ja ilma rahata. Meil on Nõmmel kaltsukas. Aga nad ei võta kõiki asju vastu, et sa ei saa sinna mingit jama viia. Võib-olla nad siis viskavad minema. Meie kirpukal siin, kirpukas on väga häid asju. Sa tihti midagi ostad siin, kas koju või? No jah, just täpselt. Ei ole tarvis. Täpselt. Või on liiga palju. Tead sa, minul on kappi liiga palju neid siginaid. Ma pean neid muist ära andma. Ja need, mis on juba suureks ja suured ja laiaks, mina ka, aga nüüd ma pean ootama, kui see Jaanik läheb tagasi, võt siis on mul rohkem aega. Ja nüüd ma tahan hakata tõlisöö rohkem teha. Ja meil ongi pisikene poiss, 1,70 m pikk. Meil ongi pisike poiss. Jaa, ta on minu kohe pikkune. Noh. Jaa, ta on selline. Ei, ta oli Ivo Linnaga.
see oli 3 aastat tagasi. Me käisime Nõmme rahukirikus jõulukontserdil ja siis ma ei tea, mismoodi see Ivo ja Jaan omavahel rääkima hakkasid. Mina tulin ees, Jaan tuli minu selja taga ja järsku kuulen, et Jaan räägib Ivoga. Vaatan keeran selja ja ma vaatan, mida nad räägivad seal. Ei saanud aru ja siis Ivo ütleb, et oled tubli küll. Ma ütlesin siis nii palju veel vahele, et Jaan ei teadnud, et Robert on sinu poeg ja et ta tahab pilti teha. Ivo kohe tõmbas selle Buckle your seatbelts. We're going to Australia. We're going to see big speeders, American speeders. No, ja muidugi tegin pildi siis kohe tas. Aga ma ütlen, mul on kahju, et see pilt on natukene udune. Tead, kiiruga tehtud ja ehmatasin, et kuidas üldse tead nii tähtsa inimesega minu laps hakkas. Ei, minu meelest see üks pilt, mis sa mulle päris Tead sa, nüüd ma räägin sulle veel ühte asja. Mina ostsin nüüd omale 3 päeva tagasi auto, millel on 4 ratast all. Ja lenks on nagu jalgratta lenks, tead niimoodi kõverad ääred seal. Ja tugitool on peal. Istun tugitoolis ja annan gaasi nagu selle jalgrattale ja sõidab ilusti mul. Ma käisin poes juba taga ja kõik käisin poes juba. Jaan sõiti rattaga, mina läksin autoga. Aga mis selle juures väga huvitav oli, läksin sinna Theresa poodi, sealt ma selle ostsin ja küsin, et mul ei ole passi ka kaasa antud ja õpetus, et mida ma sõidan. Võtsin koera kaasa. See on issand kui imelik. Kõik sugu asju ju, mida ostetakse, isegi jalgrattad ostet on ka pass kaasas. Mingisugust garantiid ei ole siis või? No ju siis ei ole. Vaatsin, mul ei ole palju rohkem ühtegi paberlikku ainult tšeki paber, kui ma raha ära maksin ja siis anti mulle see tšeki paber A4 peal ja tšekk ammutati sinna küll. Ei, ma ei tea. Ja nüüd täna me sõitsime 33-ga Männikule Jaaniga ja kui ma siit Hiiult peale läksin, täpselt minu auto oli seal bussis sees juba vanamehega. Ja siis see vanamees läks Pargi tänaval maha, sealt bussist tagurpidi, aga see oli selline buss, kus nüüd juht ei pidanud välja tulema, juht omal seal sees vajutas mingit nuppu ja siis mägi läks alla sinna kõnnitee peale ja mees sõitis tagurpidi välja ja sõitis edasi. Nii. Aga kõikides bussides seda ei ole võib-olla? Ei ole veel praegu, kõikides bussides ei ole. Ma olen näinud ratastoolile, mõnikord tulevad ikka bussijuhid välja ja tõmbavad selle alla nagu, et saab ratastooli üle lükata, nüüd üles lükata. Jah. Aga eks näed, see on siis väga hea. Aga see minul ka 900 euri maksis minul see ja 400 euri oli alla hinnatud. Sellepärast, et muidu oleks 1300 maksnud. Aga mina maksin nüüd mõni euro vähem kui 800 ja see 900. Ja ma arvasin alla 1000, see ei olegi kallis. Kurat, mul on see 3 rattaga ratas. See maksis mul ka 2500, egu 3000 ja 1000 maksis siis Nõmme. Seal on umbes 5 kuni 5-6 sentimeetrit. Sellised tõusud. Niimoodi, et kolakidi ma läksin sealt üles ja sealt üles ka läksin kolakidi. See ei ole hea, jumal, see lõub mu auto ära. Ja, aga näiteks Nõmmele on mul sinna parem minna. Ma lähen siit poolt kõnniteed ja siin on ainult Põhjakaare tänav
ja rohkem mul põiktänavaid pole ja seal on muru ja lai kõllitee ja seal on mul parem aga sõita. kõige vastikum on see sinu juures sinna Hiiu, ja seal on just kitsad need asjad, need kohad. Aga no ma ütlen, et mul on kõige rohkem just Nõmmele vaja sõita. Sellepärast, et meil Hiiul ei ole ühtegi seina, kus raha saada. Rahaga saab... Kuidas sa mahud selle käruga sealt kastast läbi? Ei, ma selle käruga veel kastasse ei lähegi. Ma jätsin ta sinna välja apteeki ette, majja sisse. Ma jätan oma 3 rattaga ratta ka sinna apteeki ette, majja sisse. Sa paned siis lukku või mis? Ei, seal ta ei ole mul. Maja sees ta ei ole lukus. Aga sellepärast apteekrid juba tunnevad mind ja näevad mind. Ja poodi ma lähen ostukäruga. Ma saan ostukäruks kinni hoida ja... Nii kaua, kui ma mäletan, ma küsin sult kiiresti, kas see pille helistab sa päevast? Jaa, kindlasti ma usun. Sellepärast ma tean ka, et kui ta sinna pidi minema, et siis see... Ta pidi juulis tulema, et kui sa ei ole Riia käest kuulnud. Ei, ma ei ole rääkinud ja ma ei ole Pillega ka praegult rääkinud. Tal oli juuliks tellitud siis see praegu tagasi, et tulevad suveks tegi siia. Jah. Kas juulikuus, eks või? Ei, ma sellepärast, kui see Kristel kogu see küsib, kas ta seda Pillele helistada, sest ta ei tea, kus ta on, ega ta ei välismaale helistab, sest Pillel ei ole WhatsAppi. Ja, vot selles asi on. Kuule, ma tahtsin sulle öelda, et ma saadan sulle praegu selle enda autopildi. Seda, et siis sa näed, missugune see on. Ja see. Ja saadan sulle, mis me täna tegime Ene juures. Mina, Ene ja Jaan oleme peal. 3 Selle pildi ma saadan ka sulle. Ja tead sa, ma ei ole Enet üle 2 aasta näinud ja ta on peast täitsa vesi all. Mitte ühtegi oma karva enam pole. No ma nägin viimati Allanist, matustest on nüüd 4 aastat või? 4,5. 4,5 nüüd jaanuaris tuleb 5, jah? Jah, jaanuaris tuleb 5 juba. Ma ütlen, mõtle kui palju juba. Jah, 5 aastat, et suri siis aastal 22. Ja 22, jah? Jaa. Kas siis oli koroona või ei olnud? Jaa, oligi koroona ja Allan ju läks selle 3. koroonasüsti peale, läkski hauda. No, seda me keegi ei tea. jah. Ei no see oligi see asi. Mingi haigus sees. Ei no, tal ei olnud ju mingisugust haigust, ta oli siis juba terve poiss. Isegi see, mis tal oli see, mis see kopsuhaigus on, see tuberkuloos. See tuberkuloos tal ka ju raviti välja. Täitsa raviti välja 1,5 kuuga. Aga eks tal ikka mingisuguse jälje jättis tervisele. No ei tea, mina olen kindel, et praegult on see see 3. süsti, sellepärast nii mõnelgi siin on telekas näidanud ja rääkinud, et see 3. süst tegi nii mõnelegi halba. Ja nüüd kui mina andsin selle Tervisekassasse sinna selle avalduse, siis 8 kuuga nad küsisid kogu aeg pikendust mul. No, ja siis lõpuks panevad mulle kirja, et Allan suri vähki, kopsuvähki. Ma ütlesin, kurat, kuidas ta sai? Kui ta suri seal surnukuulis, oli surmapõhjus teadmata. Saatsin ta sinna Saksamaale need analüüsid. Sealt tuli vastus, et surmapõhjus teadmata, ainult aju oli suurenenud. Ja Allani No seda arvasid sina,
ja siis sellest me vaatasimegi. Mina ei arvanud midagi, sa ise ütlesid, kus mina võisin arvata, pole kuulnudki sellest midagi. Sina ütlesid, et nii harva esinev haigus. Vot ma ei mäleta enam. Inimestel. Soomes on ainult vist 2000 inimesel selline. Ma ei mäleta. Kalli sulle. Kalli jah. Jah. Eks sa ikka ka vahest helistad. No jah, kui ma natukene vabamaks saan, mul on palju muresid liiga palju siin. Et seda nii. Ma saadan sulle nüüd pildid. Viimased 4 aastat saadavad sind mured. Ole tubli. Kalli. Pane mulle pildid nüüd. Ja saadan kohe ära. Nii, paneme kinni. Vot nii. Vastamata häälkõna Hiiu Vene. Üks postitus, vaata mida. Nii. Mare Rõnga. Ma olen nii loll. Kurat, ma ei oska, kuidas ma seda nüüd sain saata. Janike, tule nüüd aita, vaata, kuidas ma nüüd saan seda saata. Oota kohe. Mis sa sealt tahad? Mul on vaja nüüd need, kurat küll, nii, Messengeri. Facebook, get around.
tuled sa? Mul võtab aega, ma ei saa aru sellepärast, et mul on ühed pildid on Messengeris ja teised pildid on Whatsappis ja ma ei oska praegult nii kohe neid tead sulle Whatsappiga saata, et ma nüüd vaatan ja vaatan, mismoodi ma saan nad sulle saata. Nendega võib minna aega, ma olen tõmban praegult ühe suitsu ära ja siis hakkan uuesti seda vaatama, et sulle saata. Teeme nii, ole tubli, kalli. Nii, vägev asi, nüüd ma ei tea, mis tal läbi läks siis. Kas siis see auto oli vägev asi või? Ma tõmban nüüd suitsu ära. Kas sa ei taha sööma hakata? Siin on ju neid pirukaid veel ja makaronisalatit ja Jaan, Jaa! piima on sul ja
Eikö mun jalka väriseb? Ah, Mun jalka väriseb. no kuidas sul ebanormaalses asendis on?